Aga nüüd siis teekski, kui on küsimusi tekkinud, et tohib, ma küsiks juba esimese küsimuse ise ära praegu, et siin oli konkreetselt öeldud selle slaidis ja sellel ettekandel siin, et selle 2006 otsuse taga, kus sees oli ka loodusmaja ehitamine, oli ka Elva linn. Jah. Mitte ei rääkinud lihtsalt sihtasutusest või mingisugusest projektist, aga sees on ka loodusmaja ehitus. Kas meie linnavalitsuse liikmed, kes on nõukogus, on seda dokumenti lepingut täpselt näinud? Seda põhimõtteliselt peab see otsus olema Elva linnal kindlasti olemas. Ma küsingi, et kahepoolselt, et... Ja viimases nõukogus me tutvustasime, otsisime välja kõik, et põhimõtteliselt on kiita heaks Vapramäe loodusmaja projekti arendamise ja plaanitud ettevalmistustöötajate arendamiseks ja Euroopa Liidu fondidest raha taotlemise Vapramäe loodusmaja ehitamiseks. Volitada sihtasutuse juhatuse esimees projekti arendamiseks vajalike projekti taotluste allkirjastamiseks. Ja otsuse poolt on hääletanud kõik kohal olnud 7 nõukogu liiget, vastu 0 erapooletuid. Jah, aitäh. Ma korra kommenteeriks. Sellele otsusele protokollist on aru saada eelnes ka sihtasutuse juhtkonna poolne tutvustus ja orienteeruvad rahasummad, mis siis toovad välja käidi, mis see projekt maksma võib minna. Et ma palusin need saata, kahjuks nädala jooksul pole neid mulle saadetud, et me ei tea, mille alusel need otsused tehti ja tuletaks ikkagi meelde, et tegu oli 2006. aasta põhimõttelise otsusega hakata otsima võimalusi selle projekti elluviimiseks. Aga projekti elluviimine otsustati alles 2010. aastal, kui olid need reaalsed võimalused olemas ja otsustati raha taotlused esitada. Ja siis oli Elva seisukoht teistsugune, sel hetkel oli majandusjõukogu muutunud. See on ainuke otsus, mis on olnud loodusmaja ehitamiseks, mis on algusest peale kõikide projektide lisas. Ja põhimõtteliselt minu arvates ongi nagu oluline see võib-olla ka mõeldes nagu sellele, et loomulikult 2006 aasta ei ole võrreldav 2012. aastaga. Ei ole võrreldav, ma arvan, te kõik teate need rahasummad, mis olid 2006 ja mis olid 2000, mis on praegu. Et loomulikult tehti arvestused ja tehti need kalkulatsioonid ja põhimõtteliselt need kalkulatsioonid täpsustusid siis, kui taotlus esitati. Selles mõttes, et öelda, et ei ole ehitatud tehtud väga korralik ehitatud, ma tahangi öelda, et tuleb minna edasi. Pole mõtet, mida annab see 2006. aastas sorkimine. Tegelikult ei anna see mitte midagi. Kui ma tõesti teen päev läbi tohutut tööd, otsin üles kõik paberid, arhiivid, otsin välja, mis on Elvalinnas tegelikult olemas. Kõikide nõukogu liikmetele tuleb koosolekule, antakse materjalid ja kaasa arvatud need kalkulatsioonid. Minu arvates ei anna see nagu mitte midagi, kui me saame teada, kas oli kirjutatud 2,5 miljonit, 3 miljonit või 5 miljonit. Ja sel ajal on Eesti toomises. Pigem nagu võiks nagu täpselt just nimelt nagu koos mõelda sellele, kuidas edasi minna, kuidas üksteisele kasulik olla, kuidas teha edasi koostööd, kui hästi me võiksime seda teha. Selles mõttes, et minu arvates on Elva linna koolidelt väga suur koostööalgis olemas. Nad on suhteliselt palju huvitatud meie tegevustest, meiega koostööd tegemisest. Et ma tahan veel kord öelda, et me ei taha nagu mitte kellegi raha välja testida. Me lihtsalt tahaks nagu seda, et kui nagu on mõte selline artikkel avaldada, siis tegelikult see artikkel teeb meile päris palju kahju, kui me rõhutas raha küsib. Et selles mõttes, et pahatihti sellele ei mõelda. Tänapäeval on internetialastu, kust absoluutselt iga tõusuga on kõik kätte saada. Et selles mõttes, et võib-olla võiks nagu mõelda selle peale, et me võiksime hoida üksteist ja teha paremini koostööd ja sellised artiklid on lihtsalt kohalikus lehes väga head, aga nad on jõudnud ka kahjuks Tallinnasse. Ja ma arvan, et selles artiklis läbimist tõde ei ole.
nii, et aga ma kindlasti ei arvagi, et siin see sortimine või kuskil läbikäimine, et see ongi meie lihtsalt info, me oleme selle täna siin saanud või kes varem või kes hiljem. Aga selle järgi me peaksime joonduma, see on võimalused, vajadused, on juriidilised dokumendid, aga läheks siis küsimustega edasi ja Peetril oli esimese. Kõigepealt tahan tänada väga ettekande eest ja siin võib väga hästi välja tulla see, et need elanikkonna peale kui palju vist igaüks maksab ja jah, absoluutselt materjal on väga palju, mis panustada, aga see kaapitada ei tule. Ma tahaks küsida seda poolt, et üks asi on nagu ettepoole, et see eelarves on näha, et 2010 ja 2011 on põhimõtteliselt see oma tulu ettevõtlusest on küllalt ja väikseks jäänud. Või noh, mitte jäänud, et on nagu ta on. Ja kui me räägime mingi 50 aasta perspektiivis, siis kui maja on valmis saab, nii ta saab, siis teda peab külalpidama nii edasi, et kas ta sellist proportsiooni tulude osas, et näiteks siin oli 2011 oli 264 000 eurot tuleb erinevatest toetustest ja ettevõtlus 7230, et kuivõrd selliseks jätkusuutlikuks sellist tulubaasiga peatada või te näete ette, et see ettevõtlusest ehk nendest matkadest hakkab kasvama, kuidas see on teil? Meil on nagu nõukogu seda arutanud mõne aastat tagasi ja siis, kui sihtasutuse juhatus küsis, et kui palju me peaks nagu ettevõtlusega tegelema või sellisega, siis ka nagu nõukogu ütles, et me võiksime esialgu arvestada sellega, et me ei läheks üle 250 000 oma tuludega, kuna siis tuleb käibemaks juurde ja põhimõtteliselt koolid ja lasteaedadest nagu hakkame seda käibemaksu osa välja maksma. Et see oli mõned aastad tagasi. Et nüüd loodusmaja planeerides me tegelikult oleme võtnud endale sellise sihi, et ma ei oska öelda, kas see täitub meil sellel aastal ma arvan mitte, kuna meil ei ole praktiliselt võimalust ka reklaami teha, et meil maja valmis saab, siis aga tulevikus on meil arvestatud, et me väga tagame, et me saaks katta kõik ülepidamiskulud teenitud majaga, teenitud teenuste kaudu. Püsikulud katate ettevõtlustulu ja projekti kulud on siis ütleme arenduseks. Jah, et ühesõnaga, mille pärast ka nõukogus on küsimus, et miks me nii vähe plaanime tulusid majale, siis kahjuks on see ilmutatud Euroopa Liidu rahadest, siis regionaalarengu fondist ja seal ei tohi tulu teenida. Et see on nagu, kui tulu ületab ülalpidamiskulud, siis selle peab põhimõtteliselt tagasi maksma. Nii et siin on nagu sellised erinevad nüansid, et ei ole nagu mõtet väga tohutult ka kulutada raha reklaamile, sellepärast, et ei ole mõtet, me esitame praktiliselt iga aasta kuni aastani 2025 aruannet ja nii kui see tulude osa ületab ülalpidamiskulusid, siis tuleb teha tagasi maksa. See ei ole lihtsalt mõistlik. Ta on ikkagi lõpuks, kui aasta aruannet tead, see tuleb sihtasutuse ega siin tuleb lihtsalt kõik arenduskulud ka, et põhimõtteliselt mida rohkem tulude teenida, seda rohkem saate arendada ja lõpuks näeb aasta aruandest ta või ikkagi nii. Selles mõttes, et need loodusmaja puudutavad need teenused, mis on loodusmajaga seotud. Aga need teenused, mis on seotud väljaspool loodusmaja, need ei lähe selle projekti arvesse. Aitäh, ma ei tea, kas Peeter sai selle vastuse, aga minul jäi ikka nagu õhku, et kas see kalkuleeritud on täpsemalt, kuidas selle loodusmaja ülalpidamine kulud on? Need kalkulatsioonid on esitatud sellesse projekti ja täpselt sellised, nagu meil aitasid teha seda konsultandid, nii elektri osa kui kulud veele, kulud sellele, et maja valvata. Selles mõttes kõik kulud on sinna sisse arvestatud ja sellega on need kalkulatsioonid tehtud. Ja te olete esitanud need ka nõukogule? Jah, need on esitatud meilide juba põhimõtteliselt kõikidele esitatud ja projekti poolt on läbi vaadatud ja see oli kõikidele hästi mõistlikuks. Ja täpsustaks korra veel seda, et siin on küll asutaja liikmed, aga palju on nõukogus liikmed? Nõukogus on nõukogu suurenes 2 liikme võrra. Kokku on siis 9 + 2 siis 11. 11 nõukogu liiget ja need, kes toetavad rahaliselt on 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et
et selles mõttes on sihtasutuse algus olnud selline, nagu ta on olnud. Et sihtasutuse alustamise ettepanek tuligi tegelikult hoopis eraisikutele. Et on niisugused alad siin piirkonnas, et kas nagu omavalitsused ei võiks nagu midagi teha, midagi ette võtta. Ja selles mõttes, kuna see initsiatiiv tuli eraisikutelt, siis nad kutsuti põhimõtteliselt sihtasutust asutama. Ja kaasati sinna siis kõik piirkonna omavalitsused. Sellepärast on algusest peale olnud seal erameelisi. Ja ei saa nagu selles mõttes päris öelda, et nad ei panusta, et kui võtta nagu asi rahasse, siis need liikmed, kes ei maksa seda rahalist panust ülekandega, siis tegelikult nad teevad päris palju vabatahtlikku tööd. Nad panustavad hoopis teist inimesi, et näiteks üks meie asukaja liige Vahmula Jõud on täiesti vabatahtlikuna uurinud kõik ajalood, nii Vakrana, Vitikalu, Kärnisa, Kiilides, nad katavad kõik oma transpordikulud, et see ei ole nagu selles mõttes ei saa teda rahasse mõõta, aga samas see panus on täiesti minu arvates arvestada, kui seda tundidesse rahasse arvestada. Veel kiire küsimus, et miks see nõukogu liikmete arv pidi suurenema, ta oli mingi motivatsioon? Jah, tegelikult on see põhjustunud sellest, et meil on nõukogus päris pikka aega nagu märku antud sellest, et meie rahavoog ei pruugi sellisena jätkuda ja ta võib veelgi väheneda ja lihtsalt sihtasutuse juhatus hakkas otsima alternatiivseid võimalusi, siis selles mõttes, et me ise nagu oleksime ikkagi väga huvitatud, et meie tegevus ei kasva, et see oleks järjepidev. Ja üks võimalus sellest rahade taotlemiseks on kasutada fonde, milles ei tohi olla siis valdade osakaal enamuses. Ja minu arvates on see nagu vaatevinkli küsimus, aga meie sihtasutuses pole nagu kunagi nagu aetud taha seda, et see annab nii palju summat ja meil on see töö käinud nagu kogu aeg nagu teistmoodi, et ei ole nagu probleem olnud nendest eraisikutest ja minu arvates näiteks kui Neo valla volikogu arutas seda teemat, siis nad olid nagu seisukohal, et kui see aitab sihtasutuse rahalist olukorda parandada, et mitte, et Neo vald on samamoodi, et ei suuda ise rohkem raha panna, aga anda siis vähemalt võimalust selle raha otsimiseks, et siis oleks võimalik neid kulutusi siis sedamoodi katta. Et selles mõttes ma arvan, et see otsus nagu ei olnud sugugi halb ja mis... Seda ma ei vaidlusta, sest ma ei tea, mis seal küsisime, et nõukogude liikmete arv suurenes, aga 6 nendest on siis, kes panustavad põhimõtteliselt nõu ja jõuga ja teised siis rahaliselt. Aga Heikil oli veel nõukogu liikmena üks kommentaar, siis läks kohe küsimuste juurde. Oli siin Peetri küsimusele, et kui Peeter siin tõi esile need rahastamised ühe elaniku kohta, siis tegelikult Konguta on siin veidi moonutatud, sellepärast et Konguta aastamakse tegelikult oli ka 2718, aga mingil põhjusel ta täiesti vabatahtlikult rahastas Veloveemaja teisaldamist 2000 euroga, et see on siia juurde pandud, see ei ole see nii-öelda iga-aastane rahastus, mis siin välja toodud. Aga sel aastal on ta, kuna siin on toodud 2012, siis sel aastal on Konguta valla panus selline olnud ja minu arvates Konguta valla võtluseks ei öelda seda, et muidu on nad täpselt talupära ühel tasemel, see 2718. Aga kui meil on mingid suuremad projektid Konguta vallas olnud, siis Konguta vald on neid alati lisaks toetanud. Et selles mõttes, et kui näiteks Nõo vald ja Elva linn, me oleme ise kõik oma projektide osalusel katnud, kuna see katab palju suuremat ala, aga Konguta valla puhul on nagu palju võib-olla kitsam see funktsioon ka seal, siis kogu see Elava projekti tegemine, kus oli, siis Konguta panustas ka väga palju sellesse projekti. Et selles mõttes selle aastal on